Nii, Karel, sinuga ka mõned sõnad siin juttu räägime. Karli sinu hoiatus ütles, et sul ei pidavat kõne olema ette valmistatud. Aga küsimus tulevad. Jah, ikka ei peagi olema. Saame väga hästi niimoodi hakkama. Ma tulen korra selle Euroopa meistri tiitli juurde, hakkame sellega pihta. Ma mäletan, kas see oli Rauno isiklikult oma kontolt või oli see Motoföderatsiooni kontolt kirjutas, vahet ei ole lõppkokkuvõttes sama mees kirjutas, et viimasel etapil panid meie närvid korralikult proovile, aga tõid ikkagi koju ära. Et räägi nüüd siin seltskonnale ka lahti, et millega sa siis närvid proovile panid või sa ütled, et sinu poolest oli nagu kõik okei ja chill? Ei no eks endal olid ka ikka pinged ja ega viimane hästi ei maganud ka, et nagu kogu aeg mõtled ja arutad punkte aga ütleme ajasõidus natuke nägin positiivset poolt, et mitte nagu halva mõttes, aga nägin, et Savast oli pikali maas, et selles mõttes nagu läks natuke päev lihtsamaks, et ei pidanud nagu nii kõrgetel kohtadel võitlema, et võis natuke tagasihoidlikum olla see tulemus. Aga tegime natuke muudatusi ka viimaseks etapiks ja tegelikult läks midagi alt, et mul enda tegelikult võitlesin ka mootorrattaga, et seal ikkagi mingid määral heal kohad välja sõita ja siis esimest sõitus veel panin pikali ka, et põnevust jagus kuni sõidu lõpuni, et ega endal ka lihtne ei olnud ja kogu aeg ketrasid, et ei tohi seda, ei tohi toda, aga samas pead ikkagi maksimumi andma, et vähemalt ühe kogemuse võrra olen rikkam ja nüüd on teada, et mis tunne võib olla veel, kui peaks maailmameistri tiitli peale sõitma, et kui hull pinge siis võib peal olla, et need mehed, ütleme, ikka väga tugevad, kes tulevad maailmameistriks, et Euroopa meistriks juba tulla oli ka väga raske, seda ma täiesti usun ja ma usun, et kui sa siin rääkisid, et panid pikali ja kõik muud sellised asjad, siis ilmselt oma sellistele poolehoidjatele perele sellised halli juuksekarbu, ma arvan, et suutsid juurde tekitada küll, et selles mõttes oli nagu hea aasta. Jah, aasta poolest oli väga hea, aga eks hallikarbu tuli juurde ikka vanamehel. Et said nagu selle sõidu lõpus paar sellist julgustavat sõna ka või? Eks see natuke ikka, aga... Nendest me praegusel hetkel väga siin rääkima ei hakka. Kas sinu plaanid, kui sa nüüd nagu mõtled seda, mida sa sellel aastal tegid, et tahtmata tänasel õhtul siin see varjund on kogu aeg peal, et kas sinu plaanid kuidagi mingil määral muutusid ka selle aasta käigus, et jaanuaris sa arvasid ühte asja ja oli selge kuskil märtsis-aprillis, et need asjad siin maailmas päris nii minema ei hakka? See aasta oli üldse mul hästi põnev aasta, et esialgne plaan oli üldse, et MX2 sõita. Et oli ka avaetapil, ma ju sõitsin Valkensvaardis Euroopa meistrivõistlusse, et lootsin, et äkki jään seal silma kunagi kellelegi, aga kuna ma olen suurem poiss ja väiksed poisid on kõrval ja 2,5 tähendab seda, et pead mootorit ikka kõvasti tuunima ja ma ei saanud enda mootorit nii hästi jooksma ja siis mingil määral õnneks tuli koroona peale. Et siis sai natuke järgi mõelda, kuigi ma murdsin tol hetkel näpuluuga ära endale, aga sain taastustada ilusti ära ja siis kalendri muudatus teigi, Keegumisse tõi selle MX Openi klassi. Et see aeg, kui ma koroona ajal parandasin näppu ja siis terveks sain, et mõtlesime, et võtame, et hoiame 2,5, et siis võtame MX1 mootorat, et hakkasin sellega treenima, aga elu on näidanud, et nagu MX1 istub paremini mulle, et kui MX2. Ja sealt tuligi otsus, et sõidame Keegumsis, vaatame tavaetappi, kuidas läheb, aga kõik läks väga positiivselt ja tänast päevaks võin öelda, et tulin meistriks. Kuidas sa vaatad või kuidas sa jälgid oma nooremaid kolleege, pean siis silmas siin Meiko Petikut, Jörgen Mattias Talvikut, kes ka Euroopakat ju tegelikult tegid väga korraliku töö? Ei, selles mõttes, et Talvikuga ma sain koos sõita ka Estikatele MX2-ga, et väga hästi sõidab ja kui nii jätkab, võib väga tugev sõita tulla temast, et antud olukorras on ta väga heal. Nüüd sai samamoodi Meiko sai ja Talviku sai tiimi, et loodab, et see läheb kõik hästi ja arenevad palju. Sa ütlesid siin vahepeal sellise lause, et kui sõita maailmameistri tiitli peale, et siis võib ju pinge veel hullem olla. Et natuke võib-olla nüüd nagu uuriks, et kas see oli lihtsalt öeldud või on mingisugune selline pikem eesmärk? Eks eesmärk on ikka MM-ile jõuda ja seal kõrgetel kohtadel, aga ütleme, et see maailm on ikka natukene, seal on ikka kõik tipp, mis tipp, et järgmine aasta vaatame, et
kuidas siin kõik läheb ja kui see on, et üritaks ikka võib-olla MM-i sõita. Super, aitäh sulle, Karel! Jah, tänud!